tere, minu nimi on Einar Kuusk ja see on Minge putsi oma küsimustega 5. Robi küsib, mis telefon sul on, mul on Samsung S7. Ragnar Sarr küsib, millal sa oma silmade ümbruse korda teed? Mis mõttes, millal ma teen? See on mul vist suht päris terve elu olnud ja ma ei tea, kuidas seda korda teha. Ma üritan tervislikumat elu elada, nii palju kui see välja tuleb ja kui ma tahan. Ma arvan, et see on seotud võib-olla sellega ka, et ma ei maga väga hästi, et ma kondan, võib-olla on mingid unehäired ja siis see nagu mõjutab seda. Asjaga tegeldakse, ütleme nii. Kui ma teaks täpselt, mis seda põhjustab, siis mul on teooriaid, aga kui ma teaks 100%, siis oleks lihtsam sellega tegeleda. Müts küsib, mis on sinu kõige meeldejäävam unenägu? Kõige meeldejäävam unenägu, seda on väga raske öelda, sellepärast, et mul jäävad peaaegu kõik unenäod meelde. No tegelikult ma ei saa seda öelda, sest et kus ma tean, sest et need unenäod, mis ei jäänud meelde, ma ei mäleta neid ja kus ma tean, et ma neid meelde ei jätnud, kui ma ei tea, et need üldse eksisteerivad. Paradoks. Aga põhimõtteliselt ma mäletan väga tihti unenägusid, neid on väga-väga palju, neid on fucking miljoneid. Kuigi väiksena mul oli üks korduv unenägu, kogu aeg nägin kordus kogu aeg, kus mingid tulnukad tõmbasid mind aknast välja või mingisugune jõud oli akna taga. Ma mäletan, ma olin siuke väike beebi, istusin elutoas põranda peal ja siuke suur aken oli mu ees. Ja ma teadsin, et mingisugune kurjus, mingi kuri olend või mingi keegi või miski tuleb kohe ja vaatab seda aknast sisse ja see on räigelt hirmus, et ma nagu ennetasin juba seda, ma tundsin seda. Sest ja tundsin seda ka, et ma seda juba varem kogenud, et ma seda näinud. Ja siis ma pöörasin pea ära ja siis nagu mingi jõud tõmbas mul pea tagasi niimoodi, et nagu vaata. Tõmbus niimoodi akna poole, et ma vaataks, ma ei saanud mu pead liigutada ja siis hakkasin mööda põrandat lohisema ja siis höljuma ja siis tõmmati nagu telekineesisega või mingi jõu abil tõmmati aknast välja mind niimoodi akna poole ja siis ma teadsin, et kui ma kohe sinna akna juurde jõuan, siis ma näen seda, mis iganes seal akna taga on aga ma ärkasin alati üles enne, kui ma seda nägin ja mingil huvitaval kombel tegelikult mul tuleb meelde, et siis vahepeal nagu see jõud või see, mis iganes seal akna taga oli, see vaatas aknast sisse, aga see oli minu kass, mis meil siis oli, Klemmu, üks suur must kass. Meie kassi näoga mingi olend vaatas sisse, aga ma isiklikult arvan, et mu aju asendas võib-olla selle näo selle kassiga, sest et see oli minu jaoks nii õudne, vaata, see oli nagu enesekaitse nagu refleks ajul. Et võib-olla see tegelik nägu, mis selle akna taga oli nii traumeeriv, et nagu aju päästis mind sellest. Marten küsib, Einar, sa oled funny guy, kas sa pole mõelnud stand-up comediga tegeleda? Olen küll mõelnud, olen isegi kirjutanud natukene mingit rutiini, aga ei ole seda nagu päris tõsiselt ette võtnud. Martin Assin küsib, Sarijoga ka midagi tuleb? Ei ole plaanis, ma olen tahtnud nendega pikemat aega koos teha videosi, aga Sarijo põikleb eemale ja otsib mingisuguseid vabandusi ja põhjuseid, et minuga mitte videosi teha, aga tegelikult ma tean, mis see põhjus on, mida ta julge mulle näkku öelda päris, on see, et ma olen enda mainet väga perse keelanud lameda maaga ja ta ei taha enda mainet läbi minu siis ka perse keerata. Et selles mõttes, et tal on mõnes mõttes õigus, kui ma ilmuksin tema videotes, siis paljud ta fännid hakkaksid vihkama teda, sest et mind vihatakse palju. Ja see on just selle lameda maa pärast, et see on väga controversial teema, inimesed kammivad selle pärast. Aga me oleme väga head sõbrad Sarijoga. Sari on väga avatud mõtlemisega inimene. Ta oli minu selles lameda maa dokis ka tegelikult, selles doksarjas. Aga lihtsalt ta on selles mõttes väga tark, et ta ei jaga oma selliseid mingisuguseid teooriaid, uskumisi ja arvamusi, mis on nagu nii fringe. Ta ei jaga neid nagu avalikult, et me omavahel nagu võime sükestest asjadest rääkida ja kunagi ta oli mul seal lamedama videotes, aga enam ta seda mitte kunagi, ma arvan, ei teeks. Ta on juba nii populaarne, et kui ta mingi vale lükke teeb, siis ta võib oma maine täiesti perse keerata. Aga see on jälle minu arvamus, see on minu tunne, see on see, mida mu instinkt ütleb. Et Sarjo, Tomi võib nagu vastu vaielda, et ei, see ei ole selle pärast, et me ei ole koos midagi teinud. Ta võib mingi muu põhjuse tuua ja äkki see on tõesti nii, aga see on lihtsalt see, mida ma tunnen. Ma võin eksida. Hyper GGX küsib, kas te tunnete end hästi, kui te tunnete end halvasti? Mida vittu sa ajad? Ei, kui sa tunned ennast halvasti, sa tunned ennast halvasti. Sander Channer küsib, vanake sa oled? Ma olen 29-kene. Konrad Vare küsib, sinu arvamus alaealistest, kes teevad kivi ja panevad alkot.
see on suht siuke kuidas ma ütlen, mul tegelikult hästi pohhui, aga ma arvan, et see on labane. Nad on lihtsalt, miks ma oma nibu masseerima hakkasin lampi. See on siuke asi, mis jääb, see on alati olnud ja see jääb nii, et alaealised on rebelid ja teevad igasuguseid asju, mida ei tohi teha ja tahavad kogeda uusi asju. Aga ma ennem üldse ei olnud teadlik sellest või mõelnud selle peale, et ma ei ole ainuke, kes 10-aastaselt või 12-aastaselt mingi suitsetasi jõi ja tegi debiilsusi või kanepid suitsetas, et ma nägin üks päev 12-aastast tüdrukut liftis Eestis, kes rääkisid oma vahel, kuidas nad lähevad kuskile pinnale kivi suitsetama ja nad olid nagu lapsed, väiksed lapsed. Nad võisid olla nooremad kui 12, ma olin nagu what the fuck. Aga siis samas nagu mul tuli meelde, et oota, 10-aastaselt ma ka suitsetasin. Mitte kivi, aga ma suitsetasin ja 12-aastaselt või millal ma seda kivi proovisin, äkki mingi 15-aastaselt proovisin kivi, 14-aastaselt. See ma arvan lihtsalt käib selle inimese arenguga kaasas, lapse arenguga, siuke käitumine. Braanik S küsib, oled lucid dreaminud? Jaa, olen lucid dreaminud. Aga hiljuti ma pole väga palju seda teinud, ainult paar korda hästi korraks. Tuur ütleb, näita ma küüsi, mul oli juba! Tuur, see ei olnud küsimus, nii et sorry mees, ei näita. Saku Laala küsib, kas sa oled kellegi kunagi rasedaks teinud? Ma loodan, et mitte. See ei ole 100% välistatud, aga nii palju kui mina tean, siis ei. Roosad Ketsid ütleb, filmi tegemine on jah töö, aga selle jaoks on vaja mõni film valmis ka teha, okei. Jaa, ma tegin filmi valmis, selle nimi on The Most Beautiful Day, võid seda YouTube'is vaadata, see oli HÖFFil ja neid tuleb veel. Pain Kook küsib, soolaleivapidu 3, ei ole plaanis. Ma ei saa siin majas teha sellepärast, et mind visatakse välja siit, kui ma hakkan süksid asju tegema siin. Siin on palju teisi inimesi ka, kellega ma pean arvestama. Anabolism, kuidas see hunnik rumalaid küsimusi siin sind end tundma paneb? Hästi, sellepärast, et peab olema rumalaid, vaata ei saa olla ainult perfect, mingi ainult häid küsimusi ja ainult huvitavaid ja tarkasid, intelligentseid inimesi või naljakaid. Peab olema ka selle vastand, lollid inimesed, mitte naljakad, labased, lapsikud, mida iganes. See on yin-yang, vaata, mõlemad peab olema. Mida rohkem kommentaare, seda parem mulle. Keimo küsib, kas sa oled virgin? Kindlasti mitte, Keimo. Küsib, miks sa nii palju paska ajad küsimustele vastates? Sellepärast, et mul meeldib jaurata või ma olen siuke inimene, kes hakkab jaurama palju, kellel on palju mõtteid, ma tahan neid välja saada. Ma ei tea, minu arust on huvitav nii, kui ma lihtsalt vastan toorelt, hästi steriilselt niimoodi, hästi igavalt ja lihtsalt ja võimalikult lühidalt vastan ära ja siis panen video kinni. Ei, siis tekib rohkem tunne, et meil on arutelu. KGB Armi küsib, kuidas naisi saada ja siis mu sõber Rando Martinson vastas talle kommentaarides. Saa meheks ja ole aus, õiglane ja true. Seal on see vastus. Või siis Tellilits. Rusty Nail Gaming küsib, Eiden, sa oled pull, kuju, mõla on hea, võiksid tegeleda stand-up komöödiaga ning mu küsimus oleks see, et miks naist pole? Ma ei tea, sest et ma ei ole leidnud sellist tüdrukut endale, kellega ma sobiks, kellega oleks see keemia ja kellega see oleks ka suhtes. Et ma olen olnud tüdrukutega, kellega mul on keemia, aga ainult nagu selles ühe suhtes või selles lühisuhtes. Meil ei ole nagu, mina olen tundnud nagu ei ole neile nagu põhimõtteliselt ära suhtele ja siis tüdrukud on öelnud mulle ära suhtele, et nemad ei taha suhtesse minna, mis on minu jaoks ka okei olnud. Ja need tüdrukud, kellesse ma armunud olen olnud või väga-väga nagu kiindunud, ei taha mind. Pole seda matchi veel leidnud. Ma olen vähk ja kui te loete vähi tähtkuju kohta, siis saate teada, et vähid on väga pesaloomad ja nad ei ole siuksed nagu auk on auk, pauk on pauk mentaliteediga. Ma võiks enda kõrval ju sebida tüdruku, kes mulle tegelikult ei meeldi, nagu, kellega ma ei tahaks koos elada. Aga mis point sellel on, et see on lihtsalt recipe for disaster. Lihtsalt nikkumise jaoks, ma elan üle selle nikupuuduse. Kasvuhoone küsib, oled hapet teinud? Ei ole veel. X6ME küsib, kaua sa plaanid Londonis elada? Plaaningi siia jääda
et ma ei plaani ära siit kolida, ma alles tulin siia ja ma plaanin siia juured nii-öelda sisse kasvatada. Plaanin siin enda elu ehitada ja enda karjääri. Robin Valge, mis haridus sul on, mida õppinud oled? Mul on põhimõtteliselt keskharidus, sest ma tegin eksamid kõik ära ja kõik kontrolltööd, kõik asjad olid korras peale siis matemaatika 3 kontrolltööd, mis ma pidin ära tegema, et keskhariduse paberid kätte saada, aga meil oli vahetusõpetaja, kes oli hästi vastiku iseloomuga ja ma puudusin hästi palju, sest ma tegin videosi ja siis ma ei saanud midagi aru matemaatikast ja mis sattusin perse selle tunni ja lõpuks ta lihtsalt kukutas mu läbi ja ma ei läinud suvetööle ka, ma tegin videosi selle asemel ja mul oli täiesti pohhui, nagu ma mõtlesin, et mul ei ole vaja seda haridust, mis oli võib-olla viga, aga pole mõtet nagu kahetseda midagi, enda valikuid. Aga point on selles, pikk vastus su küsimusele. Mul idee poolest on keskharidus, aga kuna ma ei teinud matemaatika kontrollitöid ära, siis mul ei ole keskharidust. Ametlikult ei ole seda paberit. Mida ma õppinud olen? Ma olen õppinud hästi palju asju ise. Ma olen õppinud filmi tegemist, stsenaristikat, videomontaaži. 14 aastaselt hakkasin videos monteerima või isegi varem. Ma olen õppinud produtseerimist, video ja filmi produtseerimist. Olen õppinud laulmist, olen õppinud palju inimpsühholoogiat, olen õppinud Wing Chun Kung Fu'd üle 4 aasta, natuke maadlust, nugade võitlust, keppidega võitlust, olen õppinud näitlemist, täiesti isepäi läbi kogemuste. Olen õppinud seda, et maa ei ole tegelikult gloobus, vaid ta on lame, sest et kurvi ei ole lihtsalt matemaatiliselt, see ei tähenda, et maa on mingi kosmoses hõljuv disk, lihtsalt me ei tea arvatavasti, mis asi see on, aga matemaatiliselt ja teaduslikult on tõestatud, et maa ei ole pall, keerlev pall. Inimesed on lihtsalt nii ära hüpnotiseeritud, et nad ei suuda faktidega leppida. Olen õppinud kuulama inimesi, olen õppinud suhtlemist ja eneseväljendust ja kuidas stressiolukordades rahulikuks jääda. Olen õppinud improt, nagu improkomöödiat. Kui ma tänava peal videosi tegin, siis aastaid, kui ma käisin inimestega rääkimas ja ma isegi ei planeerinud ette, mida ma nendega räägin ja koha peal lihtsalt tulid naljad, siis see kogemus õpetas väga improt. Ma olen õppinud IT-d, kunagi õppisin veebisaite tegema isegi. Ma olen palju õppinud elus. Ma arvan, et neid asju on veel, aga mul lihtsalt ei tule meelde praegu. Jakob Ehra tein küsib, mis su lemmik kohve on? Ma arvan, et äkki cappuccino või siis tavaline kodukohvi, lihtsalt kannukohvi. Daniel Laht küsib, Einar, millal naise saad? 20 päeva, 3 tunni ja 40 sekundi pärast. Hull vana küsib, kas praegu tuleb mingit raha ka sisse tavaliste videotega või teenid ainult livestreamidega. Tavaliste videotega ei tule mitte munnigi, ainult livestreamidega praegu. Ilmselge küsib, jaanideks ikka saarde? Jaanideks või? Jaanideks, see on kaugel veel, ma ei tea. Ma ei tea, oleneb kui hästi mul siin läheb. Vahepeal tahan ikka maale tulla Eesti ja väga, selles mõttes, kui ma üldse Eestit igatsen, siis ma igatsen enda maa kohta. R6 John küsib, kas sul on õdesid vendi? Jah, mul on üks õde. Bass Center küsib, kas sa saad Sarioga läbi? Jah, väga hästi, me oleme väga head sõbrad. Andreas Truia küsib, mida vittu, kuidas sa elad, kui sul naist ei ole? Niimoodi, et mul on paanikohod öössiti ja ma pean ise enda munni imema. The Brutal Apple küsib, kus on Sooleve pidu 3? Ma ei tea. Asfalt 21 küsib, maailmas on läbi tuhandete aastate üle 6000 erineva jumal olnud. Sa tahad öelda, et see jumal, millesse sina usud, on see õige, kes kõik meie ümber loos. Press X to doubt. Asfalt 21, mina usun, et kõik need 6000 jumalat või kõik need inimesed, kes uskusid või usuvad jumalasse või jumalatesse, tegelikult usuvad sellesse samasse jõud ja energiasse, mida nad oma südames tunnevad. Nad lihtsalt panevad erinevaid nimesid nendele, teevad erinevaid mingisuguseid karaktere nendele, aga see, miks nad seda teevad, on see sama põhjus, mida nad sees tunnevad, mida kõik inimesed tegelikult tunnevad. On see, et meid on loodud millegi või kellegi poolt ja see maailm on loodud ning ta või see on hea. Mikk Nirman küsis 3 asja, ma vastan ainult ühele, sest et sa ei öelnud, millisele ma vastama peaks. Kust tulevad sinu kogemused ja teadmised filmi tegemisest? Sa ise vastasid juba oma küsimusele kogemustest. Ma olen teinud hästi palju videosi, sketše ja ühe lühifilmi, mille nimi on The Most Beautiful Day ja ma olen näidelnud paljudes lühifilmides, Balti Filmimeediakooli lühifilmides, reklaamides,
Eesti filmides, stuudiofilmides ja ka välismaa filmides ja täispikkades filmides peaosades. Mis White Television küsib, kuna Habemärajad tehtud juba. Marko Pukk küsib, kust tuli mõte minna Londonisse elama. Mõte tuli südame hääl, ütles, et Einar, mida vittu sa teed, sa pead tegelema enda andega, enda skilliga, mis sul on, milleks on näitlemine, et see tööks teha, et luua see karjäär endale, et see on kõige loogilisem ja reaalsem variant, kuidas filmitööstuses nagu redelist ülesse ronida, et saada õnnelikuks, sest see on mu unistus. Jumal, ma tunnen, suhtles minuga, ütles, Einar, sinu suund on minna nüüd kuhu? Sinna, kus on filmitööstus ja kus on võimalused. Kus see on? Euroopas on filmitööstus, kõige suurem filmitööstus Londonis. Loogika. Mingi öökulli näoga vend küsib, ma ei tea, kuidas su nime pronounce ida, sorry, ma arvan, et keegi ei tea. Kas see on see maja, kus need kaks venda kaklesid ja filmisid seda ja kui on, siis kas nad ikka elavad seal? Jah, see on sama maja. Võite neid vlogis mu kanalis vaadata ja Konrad on üks nendest, kes ikka siiamaani siin elab ja teine vend kolis ammu juba välja. Lihtne küsib, lemmik hip-hopi artist Eminem. Olav Joonas küsib, see podcast oli kõva teema su kanalil ja sellepärast ma olen hakanud sind taas jälgima. Üks küsimus ka siis, kuhu maani sa unistad, tahaksid jõuda oma näitlemiskarjääriga? Ma tahan ja mu unistus on saada töötavaks näitlejaks. Et mul on püsiv sissetulek ja olen kogu aeg, iga nädal, iga päev peaaegu võtteplatsil. Ma tahan vahepeal puhata ka, mitte kogu aeg, aga ma tahan, et tuleks kogu aeg projekte peale, et ma ei peaks muretsema raha pärast, et ma saan teha seda, mida ma oskan, milles ma andekas olen ja mis mind õnnelikuks teeb. Lihtsalt olla töötav näitleja. Ja tegelikult muidugi ma tahaksin, ma unistan suuremates filmides mängida heade näitlejatega ja heade story'dega. True Hip Hop Estonia küsib, kas sa Steamitit ka kasutad? Ja ma postitan kõiki oma videosid Steamitisse ka. True Hip Hop soovib mulle edu veel, thanks mees. Karli Joosep Matrov küsib, kas sa teed kunagi Chrisiga kolläbi? Ta mõtleb siis seda Chrisi, minu majakaasast, kes siin kõrvaltoas elab, minu sõber siin. Ei, usu, me oleme sellest rääkinud, ta kardab kaamerat, ta ei ole väga enesekindel ja tal ei meeldi kaameras esineda, aga me oleme rääkinud sellest, et võib-olla live streamime koos niimoodi, et mina räägin chatiga ja tema mängib mänge, ühendame tema place'iga ära streami ja siis streamis jookseb tema mäng ja tema hääl, aga teda ennast ei ole näha. Et vaatab, võib-olla teeme seda. Mighty Nine küsib, mida sa arvad Isto% Sario TV-st ja HD Tanelist? Isto% on väga andekas ja ta oli kunagi mul väga hea sõber, aga meie teed läksid lahkust, et ta hakkas mind vihkama ja sõimama, sest ma uskusin, et ma on lame. Muidugi ma ütlesin talle ka teravalt ja ma kahetsen seda, samas pole mõte kahetseda asju, ma lihtsalt väljendasin ennast. Näiteks rääkides Sario TV-st, tal oli täiesti pohhui, teda isegi huvitas see teema, sellepärast me oleme siiamaani sõbrad. Isegi kui teda ei oleks huvitanud Lame maa, siis meie teed ei oleks sellepärast lahku läinud, sest et Sari on natuke vaimselt arenenum inimene kui Chris. Ja Isto%-ga on see teema või Chrisiga, et mina tahtsin taga ära leppida ja mina tahtsin kirved maha matta, aga tema kardinaalselt lükkas selle nagu tagasi, selle pakkumise, ta kardinaalselt, ta ei taha minuga absoluutselt tegemist teha, mis näitab ilmselgelt, et tegu ei ole päris vist täiskasvanud inimesega või tal on lihtsalt endal mingi väga nagu sügav probleem millegiga minuga seotud. Võib-olla see oli meie sõprussuhtes kogu aeg mingi asi, mis pulbitses sees, mis tahtis välja tulla, mis tahtis välja mädaneda. Võib-olla tal oli kogu aeg mingi probleem minuga. Igastahes kurb, sest et ükskõik mida temaga minust ei arvaks ja kui palju paska ta minust ka ei ajaks või kui palju paska ta fännid minust ei ajaks temale, isegi kui ma ei aja temast paska ja siis fännid lähevad ikka ütlevad, et ma ajan paska talle, ükskõik mida Isto% minust ka ei arvaks. Fakt on see, et ma olen alati arvanud, et Isto on väga andekas ja naljakas ja eriline kuju. Meil oli väga fun koos, meil olid väga head videod koos, ühed parimad videod, mis ma kunagi tegin, olid Istoga ja livestreamid ka. Ja ma jään alati respektima teda kui sisuloojat ja kui meelelahutajat, aga ju see lihtsalt pidigi nii minema, et võib-olla see oli saatus. Sario TV ma avastasin siis, kui nad suht hakkasid alles videosi tegema ja kunagi ma olin ühes intervjuus, ühes mingis saates, kas nad ise küsisid või keegi küsis, et mis sa arvad Sario TV-st ja ma ütlesin seal intervjuus, et ma usun, et neil on potentsiaali ja neil on sitaks lit content. Ma olin nagu vilksamisi näinud nende contentit ja siis nad kammisid ära, tegid video sellest, et Einar ütles, et meil on potentsiaali, Einar Kuusk ütles, et meil on potentsiaali ja siis Tomi kammis ära, hakkas, ma ei tea, mis nad seal tegid, ma ei mäleta, aga praegu nad on selle video maha võtnud.
ma arvan, et lameda maha pärast, ma ei tea, võib-olla mu maine pärast, see on ka üks põhjustest, miks see on mu teooria, et miks nad muga videosid tegelikult teha ei taha. Aga siis ma nagu nägin seda videot ja siis ma hakkasin nagu süvenema nende contentisse ja siis sain aru, et türa Tommi on väga andekas tüüp nagu. Ja me oleme Tommiga väga head sõbrad ja Kristjaniga saan ka läbi. HD Taneliga ma olen hea tuttav, me oleme kolläbinud koos, hänginud koos ja mis ma ikka oskan muud öelda, kui ma soovin talle edu. Me ei ole viimasel ajal väga palju suhelnud või teinud midagi koos. Me ei ole nagu, ma ei näe nagu, et me oleksime HD Taneliga kunagi väga lähedalt sõbrad. Me oleme nii erinevad inimesed mingis mõttes, et ma klapin nagu Sarioga ja selliste crazy tüüpidega rohkem. Aga selles mõttes ma respektin HD Tanelit, on väga tegus ja fucking be yourself, dude, ja pane edasi ja edu talle. Johan Tohv küsib, Einar, kas sa oled gei? Jaa, ma olen gei, mul rämedalt meeldib munni lüristada. Kui praegu oleksid 2 munni siin teha mul näod, ma lihtsalt laseks. Ei, Johan, sorry, et sulle pettumust valmistan, aga ma ei ole gei, ma olen täiesti hetero. Georg Jaop küsib, seksi tahad või? 24 küsib, kas homodel kapis õhku jagub? Debiilne küsimus 24, mine putsi oma küsimusega ja minge ka kõik teised putsi oma küsimustega. See oli mingi putsi oma küsimustega 5, näeme järgmises episoodis ja kui te tahate midagi küsida, siis nagu alati jätke see küsimus siia alla, jah, siia alla. Minu kubemipiirkonda.